Tere sõbrad! Hiiumaa lugu on natukene kiiksuga, samas aga lummav. See on meretagune maa, kus on inimtühjus, vaikus ja rahu. Samas juba järgmise metsatuka või lahesopi taga võib toimuda rahvarohke festival või kodukohvikute päev. Hiiumaal toimub palju, erinevat ja kvaliteetset. Siin on meresõit, siin on kultuur, loodustegevused, sport ja toit. See sündmuste nimekiri on väga pikk. Hiiumaal saab päriselt puhata. Tänases saates vaatamegi, kuidas see õige puhkamine käib. Head vaatamist! Hiiumaa turismiklaster on toonud täna ühte paati mitmed turismiklastri liikmed ja räägime lähemalt. Kristel, mis on ikkagi siis Hiiumaa eripära, miks peaksid tulema siia eestlased ja miks mitte ka välismaalased? Hiiumaa ise ongi väga eriline. Üks väga eriline saar, omamoodi väega saar, koht, kus on lõputud rannad, metsarajad, meri ümberringi. Kindlasti on Hiiumaa see koht, kuhu saab tulla päriselt puhkama. Lihtsalt molutama, nii nagu Hiiumaa suur sõber Fred Jüssi armastab öelda. Ja minu jaoks Hiiumaa on kindlasti ka hingespa. Kuidas saab Hiiumaa turismiklaster aidata kaasa Hiiumaale ja mida ta pakub? Hiiumaa turismiklaster on tõepoolest 2 aastat nüüd juba ühes paadis olnud ja Hiiumaa heaks tegutsenud selle jaoks, et meie külastajatel oleks tore siia tulla. Ühtepidi, et oleks neid tegevusi, oleks võimalik vaba aega siin sisustada, sest teadupärast ega inimesed ei oska ju niisama olla ja lihtsalt tulla selle mõttega, et ma nüüd ei teegi mitte midagi. Kuigi see on see, mida me tahaksime Hiiumaale kutsudes just kõige enam kõikidele inimestele öelda, et ärge tehkegi mitte midagi. Aga see on väga raske. Ja selle jaoks ikkagi oleme me siis püüdnud leida ja kokku panna erinevaid tegevusi, võimalusi, kellele meeldib hülgevaatlus, kellele ratsutamine. Hiiumaal on valminud suurepärane spordikeskus koos erinevate treeningvõimaluste ja ka tennisealaga. Et ikkagi neid inimestele anda võimalus või see mõte, et kui ma tulen, siis ma teen siin, ma saan siin seda või seda asja teha ja siis päeva lõpuks muidugi loodame, et nad tegelikult päriselt puhkavad. Kui palju teil liikmeid kokku on? Hiiumaa turismiklastril on praeguse seisuga juba üle 40 liikme, seda on päris palju meie väikese saare kohta ja ma loodan, et see kõik jätkub, see on ka omamoodi juba selline kogukond, sõpruskond, kus kõik toetavad turismiklastri liikmed tegelikult ei olles justkui nagu konkurendid, ei ole tegelikult konkurendid, sellepärast, et me teemegi seda kõik ühise eesmärgi nimel, selle nimel, et meil endal oleks Hiiumaal hea elada ja tööd teha ja et need, kes Hiiumaad armastavad ja just seda mõtlemist armastavad, selle saarega siis enda jaoks leiaksid. Kai, Kalana sadam on nüüd valmis. Kui mitu sadamat üldse Hiiumaal on? Hiiumaal on sadamaid rohkem, aga sihtasutus Hiiumaa sadamat juhib siis 4 jahisadamat Hiiumaal Kärdlas, Kalanas, Sõrul ja Orjakul. Et nüüd siis värskelt avatud Kalane jahisadam on Eesti üks kõige läänepoolsemaid sadamaid, kus siis rootslastel ja soomlastel on esimene peatuspunkt, kuhu tulla. Kui palju Hiiumaal üldse sadama kohti on ja kas kõik merelt tulijad mahuvad ära? Kuidas see süsteem toimib? Üldiselt hea tava on see, et kedagi nii-öelda merele ei jäeta, et kui on ikkagi vaja, et siis mahutatakse ära. Meie sadamates on kokku siis nüüd 250 kohta circa suurematele ja väiksematele alustele, et kõige kuni siis 24-meetrised laevad meile mahuvad ilusti sisse. Ja meie oleme nüüdsest olemas ka sellises rahvusvahelises broneeringusüsteemis, mis ongi laevadele mõeldud Docspot ja seal juba siis inimene saab oma plaanist meile tulla varakult teada anda ja me oleme hästi valmistunud siis selleks, kui ta tuleb, et see on niisugune suur eelis, et saame planeerida. Kui keegi nüüd peaks tulema näiteks matkaautoga, et mis siis temast saab?
Matkaautosid me võtame heal meelel vastu, et meil on igas sadamas matkaautodele kohad loodud, kus siis nad saavad elektrit ja vett ja kasutada ka saunasid ja pesuruume ja kõik, et matkaautoga külaliste arv iga aastaga kasvab, see on selline tõusev trend üleüldse, et ka sellel aastal kõige esimesed külalised olid meil lätlased matkaautoga. Et neid Hiiumaa sadamates kohtab suve jooksul palju. Millistest riikidest külalised üldse käivad siin sadamates kõige rohkem? Valdavalt ikkagi on soomlased meil, sealt edasi rootslased, siis juba Baltikum, Läti, Leedu ja satub loomulikult sekka ka selliseid erilisemaid külalisi Saksamaalt, Inglismaalt, Hollandist ja nii edasi, et eile saabus meile külaline Hispaaniast, kes siis tankis ja läks edasi, et temal oli omad sihid, kuhu minna, et ei peatunud kauem. Kõik jäävad rahule ja kiidavad pärast. Jah, valdavalt on see tagasiside ikkagi positiivne, et me oleme ka kõvasti selle nimel pingutanud, et olla inimese jaoks olemas ja et ikkagi igas sadamas oleks keegi, kelle poole pöörduda, kui on mured, et ja hiidlastele omaselt siis alati on niisugune lahendustele orienteeritud mõtlemine, et oleme siin purjetajatega otsinud gaasiballooni mööda Hiiumaad taga, et laevale saaks enne pikka reisi uue gaasi ja niisuguseid asju me teeme, kui on tarvis. Hiiumaale tulles tuleks leida ka kena katusalune. Anu, kui palju Hiiumaal üldse hotelle kokku on? Hea küsimus. Hiiumaa on puhkusesaar ja Hiiumaa on puhkemajade saar. Meil on palju hotelle, meil on palju puhkemaju, meil on kämpinguid, meil on külalismaju. Osad on aastaringi, osad on ainult suvel. Telkida saab ka igal ajal, et voodikohti on kindlasti üle 1000, aga neid tekib iga kord juurde ja Hiiumaale saab. Ja hiidlane on seda tüüpi inimene, et kui omal on puhkemaja täis, siis ta ikka pakub välja, et kus veel võiks olla, et inimene ikka saaks tulla. Ja olgem ausad, kui suvi saab läbi, hiidlased saavad omakeskis ükskord kokku, siis ükskõik mis teemal me alustame, teema lõpeb sellega, kui palju külalisi meil endal kodus käis. Et reeglina on see, et meil on kõik nädalavahetusel omal külalised veel, et me oleme siin saare peal väga külalislahked. Nuutri puhkemajad on avatud aastaringselt ja kui palju inimesi mahub ja mida pakute? Nuutri puhkemajad koosnevad mul 2 majast. Üks on Tiismani villa, austusest omaniku vastu, kes selle maja ehitas kunagi. Hugo Leonhard Tiisman on selle maja ehitanud. Kõrval on siis saunpuhkemaja Nuutri villa ja kokku 20 kohta ja aastaringi pakume siis seal nii majutust, pakume hommikusööke, pakume koosolekuid, sünnipäevasid saab pidada, üritusi, et hästi mõnus ja ilus koht on keset Kärdla linna, jõe käärus, 10 minutit keskväljakule, spordikeskus üle platsi, et hästi palju kasutavad just ka sportlased on leidnud selle koha ja ta on vaikne õhtut ja on kuulda ainult linnulaulu, et ta on hästi mõnus koht majutuseks. Hiidlaste toitudel võivad olla väga kummalised nimed, näiteks Hiiu viiul ja Silgu piss. Kaja, mis on need hiidlaste traditsioonilised toidud, mida te külalistele pakute? No Hiiumaa köögi ja pagari vaates on meie alustala ja kõige suurem ja parem soovitus ikkagi meie traditsiooniline Hiiumaa leib. Hiiumaa leib on naturaalse juuretisega kääritatud rukkileib, mis on pärit Hiiumaa talu retsept ja seda on juba Hiiumaa köögis ja pagaris küpsetatud üle 30 aasta. Ja teiseks me kindlasti soovitame alati Hiiumaist ja just neid tooteid, kus see Hiiumaa on sees. Selleks siis on Hiiumaa metsade marjad, meie põldudel kasvavad tooted, et kõrvitsad paneme saia sisse, pohlad, maasikad, mustikad on meie kookides ja tortides. Et need on need maitsed, mida me siis alati kaasa pakume oma külalistele. Teil on ka Tobiase nimega seotud küpsised, et mismoodi see kuulus heliloo ja siis pagaritoodetega seotud on? See on üks maailma tore koostööprojekt Hiiumaa muuseumiga. Nimelt Hiiumaa muuseum leidis siis Tobiase perekirju sorteerides sellise pere piparkoogi retsepti.
ja muuseum tegi siis Hiiumaa Köök ja Pagaril ettepaneku seda küpsist pakkuda meie külalistele ja hiidlastele endale. Nii et sellel aastal siis Hiiumaa muusika-aasta auks ja Rudolf Tobiase 150. juubeliaastaks on siis küpsis ilusasti poelettidel saadaval. Loodame, et see tuleb ka müüki sadamatesse ja muuseumisse, nii et kõik külalised leiaksid selle vahva retsepti ülesse. Ma ei saanud ikkagi vastust, et mis asi see Hiiu viiul on või silgupiss, ma ei tea, sõbrad, kes teab vastust? Sina? Hiiu viiul on lambakints, kuivatatud või siis suitsutatud. Ja silgupiss on silgupiss ehk siis silkusoolvesi. Tule suvel külla, saad teada. Sport, ilmateade, üritused. Hiiumaal juhtub nii palju põnevat. Piret, kas Hiiu leht on mõeldud ainult kohalikele? Ei, kindlasti mitte. Mina soovitaksin Hiiumaale tulles juba praami peal kohe esimese asjana minna R-kioskisse ja osta sealt kohvi asemel Hiiu leht. Seal saad kõik teada, mis toimub, kus toimub, millal toimub, kes teeb, mida teeb. Seal on infot nii kohalikule kui külalisele, kui ka inimesele, kes armastab Hiiumaad kaugelt. Meil on väga palju tegelikult selliseid tellijaid, kes elavad ise mandril, aga süda kisub Hiiumaa poole ja nad on ühed Hiiulehe kõige hoolsamad lugejad. Kui tihti see ajaleht postkasti jõuab? 2 korda nädalas ja nüüd suvel meil hakkab eriti veel selles mõttes olema Hiiumaa külalisel põhjust seda lehte osta, et suvel meil ilmub seal vahel selline suvelisa, mille nimi on suveleht, mis siis keskendubki just sellele, et mis Hiiumaal toimub, sest Hiiumaa on suvel täiesti teistsugune ja seda kõike, mis siin toimub, ma arvan, et Hiiu leht oskab just kõige paremini kirjutada. Ja mis kõige tähtsam, horoskoobi saab siit ka kätte. Jah. No hiidlased on alati väga uhked olnud oma õlle tegemise oskuse üle, et mis selle traditsiooni nii eriliseks teeb? Traditsiooni ilmselt eriliseks keskkond. Meie selline traditsiooniliselt eriline lihtne keskkond on kadakad ja hülge lorra ja vähe siuksed korrusemad mehed ja örnad naised ja see kõik jääb ju õllemaitse sisse. Ja see kõik ongi see traditsioon ja kõik kokku, siuke mõnus. Ka Hiiu õllekoda laieneb, et mida see endaga kaasa toob, et mida te inimestele pakute? Hiiu õllekoda tõesti kolis oma pisikesest urkast nüüd sellisesse uude ja suurde majja ja vanasse ja väikesesse majja. Meil on täiesti uued tööstuse ruumid, meil on renoveeritud vana viljakuivati, millest siis teeme nii-öelda pubi osa. Meil on sellesse osa, mis on see vana ja väärikas maja aastast 1888, tulemas ka selline ekspositsiooniruum, kus me saame siis tutvustada sellist läbi aegade Hiiumaa õlle tegemise traditsioone ja vanu töövõtteid ja kõike seda, mis seda nagu ümbritseb ja neid inimesi ja mis tooteid te üldse valmistate? Meie valmistame traditsioonilisi õllesid, siis valmistame alkoholivabaseid jooke sellest aastast. Mul tekkis huvi kohe, et kus kohast ma saan, ma tahaks ka proovida. Meie tooted on üldjuhul müüa üle Hiiumaa restoranides ja kauplustes. Et seda poodi või restorani, kus meil seda kraami müüa ei ole, mulle praegu kohe ette ei tulegi.
Elamuskeskus Tuuletõrn on Hiiumaad tutvustav elamuskeskus, mis on läbi 6 korruse. On 0 korrus, kus on veealune Hiiumaa. Siis on meil Hiiumaa rannikul, mis tutvustab meie ägedaid randasid ja Hiiumaa loodust. Siis on meil hiidlaste lood, kus on näha Tabori naljajutt. Siis sa saad panna proovile, kui hästi sa tajud Hiiumaa nalja, et mida hiidlased teevad, et kas sa saad ikka aru, kas hakkad ikka piisavalt naerma. Siis on meil Margus Tabor räägib mammalugusid. Siis me saame seal Nõukogude hõngu on seal korrusel, kus hiidlaste lood on, et seal saab tõesti, seal võid istuda, kuulata ja nautida hiidlaste lugusid ja ka hiiu keelt proovida. Siis sealt saab minna edasi ja tunnetada Hiiumaad, et sa saad minna ja lõõgastuda järgmisel korrusel, sa saad tunnetada Hiiumaad, kuulata taaskord hiidlastest, mida nad räägivad, mida nad tunnevad siin saarel elades. Ja kui sealt liigud edasi, siis olete Hiiumaa tuules, et saate nautida Hiiumaa tuult. Ja muidugi on ka seal lasteala, kus sa saad ilma muuta, saad rippuda tahkuna tuletõrni ääre peal ja veel täitsa üleval lõpus katuse peal, sealt näeb ägedat vaadet Käina peale ja siis meie lahe peale. Meil on Baltikumi kõrgem siseronimissein ja see on hästi äge sein selle koha pealt, et on nii ainulaadne, et sa lihtsalt tuled siia majja sisse ja sa ostad endale pileti ja sa saad lihtsalt ronima minna. Et sul ei ole vaja eelnevalt trenni minna, sul ei ole vaja enne õppida julgestamist, et sa ostad pileti, meil on 4 automaatsüsteemi, siis spetsiaalne varustus on, sussid saab meilt ja saad panna peale ja saadki proovida seda kalju ronimist, et kuidas on ja kui kõrgele julged minna, et saad ennast panna proovile, kas vallutad tipu või ei valluta. Ja ronida saab alates 7. eluaastast ja kõik on oodatud proovima ronimist. Ronimisseinal on erinevad raskused, seal on erinevad rajad, mis on siis erinevat värvi. Et iga värv tähistab oma rada ja meil on olnud maksimumradasid 19, hetkel natuke vähem, aga iga rada siis on hästi kerge rada, millega siis saad tippu või siis on raskemad rajad, kes on sportronijatele, kes harrastavad rohkem ronimist. Et meil just oli üks äge võistlus Hiiumaa Open Lead, kus Lätis käis Roland Rüügens meie radasid keeramas lätlased. Et nad keerasid meile nii raskeid radasid kui selliseid kergemaid, et ma väga julgestan tulema proovima, sest Roland Rüügest on Euroopas üks parimaid meesronijaid. Ja kui oled ekspositsioonil ära käinud näiteks rahulikult, siis oled sporti teinud, siis saab meil tegelikult veel sporti teha. Meie majja on peidetud bassein, ainuke ujula Hiiumaal, mis on väga äge koht. Ja siis seal on aurusaunad, Soome saun, siis me saame ka jõusaali minna. Et sportimisvõimalused on kõik Tuuletõrnis esindatud. Ja ongi peale jõusaali siis näiteks lähed lõõgastuma basseini või samal ajal lapsed möllavad basseini, siis sa saad jõusaalis käia. Ja kui oled siis nüüd kõik sportimistegevust ära teinud, siis me saame tulla kohvikusse sööma, sest peale ujumist on alati ju kõht tühi. Ja siis ootab kohvik ruuditeid Hiiumaa maitsetega ja oma veidrustega ja oma kriukastega, et siis saab siin süüa ja juua. Täna me kulgeme siin Tiidu paadiga, aga Tiit, tegelikult sa pole ju pelgalt vaid paadijuht. No nii ta on, ega Hiiumaal peabki olema nagu hond kriimsilm, et ametit peab palju olema, et siin aasta ringi hästi ära elada. Et mina tegelikult olen Tiit Reiside omanik ja meil on omad bussid, ma olen bussijuht, ma remondin busse, ma olen remondimees ja nüüd uuest aastast või uuest hooajast hakkame tegelema ka väikepaatide rendiga ja vesirataste rendiga, nii et tegevusi on palju. Ma olen kuulnud, et inimesed saavad tulla ka hülgevaatlusele, et kas see tähendab seda, et reaalselt on võimalik hüljest näha ka? Jah, kindlasti, et hülged on alati kodus, et kuna hülgepere on nii suur ja siin Hiiumaa ümber on väga hästi nad oma eluga hakkama saanud ja arvukus on hästi suurenenud, et alati keegi on kodus, et siiani ei ole küll olnud sellist asja, et keegi oleks jäänud ilma, et ei näe hüljest. Hülgevaatlused toimuvad meil igal nädalavahetusel, laupäeval ja pühapäeval kuni 15. septembrini. Registreerida saab meie kodulehel
kas tiitreisid.ee või mereretked.ee. Üldjavaatlusreisid võtavad aega 2 tundi. See siis sisaldab väikest instruktsiooni, kuidas merel käituda ja sõit kohale ja tagasi ja koha peal siis ootame ja vaatame, kuidas hülged tulevad meid vaatama. Kas siis pärast 15. septembrit enam hüljes meid vaatama ei tule ja ennast ei näita või? Hooaeg saab läbi ja ilmad lähevad tuuliseks ja varsti tuleb talv, siis võetakse lihtsalt paadid välja ja ei ole millegagi minna, sest ta on ikkagi avamerel. Kui suure sõprade pundi ma võiksin kaasa võtta, kui ma tahaksin tulla hülgeid vaatlema? Maksimaalselt saab 12 inimest korraga. Aga peale selle, et on nädalavahetustel siis kindlad ajad, kui on oma seltskond, siis saab tellida ka omale erareisi. Sa oled olnud juba isiklikult 30 aastat turismivaldkonnas, et mis sind siin paelub? Esiteks turism on alati suhted inimestega ja inimestele teenuse pakkumine, et Hiiumaal on kõik alati väga head inimesed olnud ja nendega koos teha seda asja, et see hoiabki seda asja väga ilusti koos ja meil on reisibüroo ja reisibüroo tegeleb inimestega ja kui sa pakud head teenust, siis sa saad ka alati head tagasisidet ja see alati innustab sind tegelikult paremini ja veel tegema. Jõudsime napi saateaja jooksul näidata vaid väikest osa kõigest sellest, mida Hiiumaal teha, näha ja kogeda saab. Saime rääkida Hiiumaa turismi peamisest tõmbenumbrist, milleks on puhas loodus koos vaikuse, rahu ja omaette olemisega. Hiiumaa turismiklasteri liikmed jätkavad uute tegevuste ja ürituste väljamõtlemist ning juba sel aastal võib külastajaid üllatada mõni teenus, millest täna veel ei räägitud. Põhjalikuma ja täpsema ülevaate Hiiumaal toimuvast saate nüüdseks värskelt ja juba 4-keelselt kodulehelt hiiumaa.ee või mis veel parem, tulge ise Hiiumaale ja vaadake järele. Ja nagu hiidlased ise ütlevad, siis terit teitele!